Kallid kuulajad, vaatajad, mul on suur rõõm teiega koos avada Jumala sõna. Aga kõigepealt palvetame. Suur Jumal, me täname ja kiidame sind sinu hoole ja armastuse eest. Tänu sulle aja ja võimaluse eest avada sinu sõna. Palun õnnista ja valgusta meid. Jeesuse nimel, aamen. Ühe vana jutustuse põhjal on kirja pandud selline lugu. Oli kord konnapoegade kamp, kes korraldas jooksuvõistluse. Ja võitjaks pidi saama see, kes ronib kõrge torni tippu. Võistluse päev jõudis kätte ja hulgaliselt vaatajaid ja kaasaelajaid kogunes siis seda ettevõtmist vaatama. Jooks algas. Torn oli tõesti väga kõrge. Keegi pealt vaatajatest ei uskunud, et mõni konnapoeg suudaks sinna tippu jõuda. Ja pealt vaatajate hulgast kostus. Kui raske! See on võimatu nii väikestele poistele. See ei õnnestu neil, torn on liiga kõrge. Mõned konnapojad katkestasid jooksmise ja pealtvaatajad hüüdsid endiselt. See on liiga raske ülesanne, seda ei suuda mitte keegi teha. Aina rohkem konnapoegi väsis ja andis alla. Kuid üks konnapoeg jätkas ronimast aina kõrgemale. Lõpuks olid kõik loobunud, välja arvatud see üks väike konnapoeg. Ta jõudis suure pingutusega ainsana sinna torni tippu. Ja pealtvaatajad hüüdsid vaimustunult, hurraa! Kui konnapoeg tornist alla tulid, kogunesid teised tema ümber. Nad tahtsid teada, kuidas ta seda suutis, kuidas tal oli õnnestunud eesmärgini jõuda. Ja üks kaasvõistlejatest küsis, kuidas sa õigupoolest suutsid seda teha, kuidas sa suutsid eesmärgini jõuda. Ja siis selgus, et see konnapoeg oli kurt. See on pigem lastejutt, kuid väga sügav mõtteaine on siin meile kõigile, nii lastele kui suurtele. Oma meelsusega me kas kisume alla või julgustame. Aga edasi loeme Piiblist ühe loo. See on kirjas 4. Moosese raamatus, 13. peatükist, kõigepealt loeme esimesed 3 salmi. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, läkita mehi uurima Kaanani maad, mille ma annan Iisraeli lastele. Igast nende vanemate suguharust läkitage üks mees, igaüks neist olgu vürst. Siis läkitas Mooses Issanda käsul nad Paarani kõrbest. Kõik need mehed olid Iisraeli laste peamehed. Ja loeme edasi 17. salmist. Ja läkitades neid Kaanani maad uurima, ütles Mooses neile, minge sinna lõunamaale, minge üles mäestikku, vaadake maad, missugune see on ja rahvast, kes seal elab, on ta vägev või väeti, on teda pisut või palju, kas maa, kus ta elab, on hea või halb, missugused on linnad, kus ta elab, kas leerid või kindlused ja missugune on maa, kas rammus või lahja, kas seal on puid või ei ole, olge vaprad ja võtke kaasa maavilju, oli parajasti esimeste viinamarjade aeg. Maakuulajad,
läksid teele ja nad rändasid maal ringi 40 päeva. Vaatasid, uurisid, maitsesid vilju, võtsid kaasa ka teistele näitamiseks. Ja saadikute tagasi jõudes oli rahvas elevil. Kõik tulid kuulama, vaatama. Ja nüüd loeme edasi 27. salmist. Ja nad jutustasid temale ning ütlesid: me jõudsime sellele maale, kuhu sa meid läkitasid. See voolab tõesti piima ja mett ja siin on selle viljad. Kuid rahvas, kes elab maal, on tugev ja linnad on kindlustatud ja väga suured. Me nägime seal ka Aanaki järeltulijaid. Lõunamaal elavad amalekid, mäestikus elavad hetid ja puuslased ja emorlased, mererannas ja Jordani ääres elavad kaananlased. Ja 31. salmist edasi. Me ei või minna selle rahva vastu, sest ta on meist vägevam. Ja nad levitasid Iisraeli laste ees laimu maa kohta, mida nad olid uurinud, öeldes: maa, mille me uurides läbi käisime, on maa, mis neelab oma elanikud. Ja kogu see rahvas, keda me seal nägime, on pikakasvulised inimesed. Me nägime seal hiiglasi, Aanaki poegi, hiiglaste soost. Me olime iseendi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis. Kas olete kuulnud sellist mõtteväljendust, et Jumal on liiga karm? Ta nõuab inimeselt midagi, mis käib üle jõu. Et tee seda ja ära tee 3. ja 4. Jah, ka nii võib asjale läheneda. Kuid kui Jumal oli kutsunud orjarahva Egiptusest, siis kõik need seadused ja korraldused olid antud selleks, et paremini hakkama saada, et elada paremat elu kui see, mis oli orjapõlves. Jumal tutvustas ennast, oli nende üle erilise hoole ja tähelepanuga ja hulgaliselt juhiseid oli antud selleks, et rahvas oleks terve ja käituks üksteisega ausalt, arvestades teineteisega. Jumala korraldused olid väga laiaulatuslikud, alustades sellest, et rahvas õpiks Jumalat tundma, kuni hügieeni ja inimeste vaheliste suheteni ja õigusnormideni. Kuid kõik see oli selleks, et inimesed võiksid ennast paremini tunda, elada paremat elu. Ja nüüd Iisraeli rahvas oli jõudmas eesmärgini, maale, mis pidi saama nende omandiks. Nii oli Jumal lubanud. Jumal oli oma lastele välja valinud parima maa. Isegi need mehed, kes maa kohta laimu levitasid, ei saanud maha salata asjaolu, et tõepoolest see oli hea maa, mis voolab piima ja mett ja nad tõid kaasa selle vilju. Need olid tõestus, suurepärased viljad, granaattõunad, viigimarjad, suured viinamarja kobarad, mida kanti 2 mehe vahel. See oli parim, kuhu Jumal tahtis rahva viia. Parim, kuhu minna ja mida vastu võtta. Kuid ometi nii palju hala ja ohkimist kuni laimuni välja. Et tegelikult ei olegi nii hea, mul on siin parem. Me niikuinii ei saa hakkama
no ei ole mõtetki minna ja nii edasi ja nii edasi. Mis oli jäänud kahe silma vahele? Esimestes salmides me lugesime ja kordame seda veel. Ja issand rääkis Moosesega öeldes, läkita mehi uurima Kaanani maad, mille ma annan Iisraeli lastele. Kuidas Jumal ütles? Mina annan. Jumal annab. Jumal korraldab, Jumal juhib, Jumal annab jõu. Jumala toimimine meiega on eriline, isegi võiks öelda kummaline. Ta laseb meil seista silmitsi eluraskuste, probleemidega, valikutega. Me põrkume nendega, mõnikord ehk arvame, et saame hakkama, kuid siis ebaõnnestume. Ja mõnikord jäämegi nukralt istuma, et me ei saa aru, kuidas edasi. Ei jõua, ei saa hakkama. Seistes probleemide ja valikute ees on alati Jumalal meile oma pakkumine. Mina juhin. Mina annan võidu kiusatustes. Jumala soov ja pakkumine on, et me oleksime julged ja julgustaksime ka teisi. Vastupidi talitades me näitame üles usaldamatust Jumala vastu. Kuid maakuulajate hulgas olid 2 meest, kes ometi tulid julgustava sõnumiga. Sealt samast peatükist, see on siis 4. Moosese 13. peatükk ja 30. salm, loeme. Siis Kaaleb vaigistas rahvast Moosese ees ja ütles, mingem siiski sinna ja vallutagem see, sest me suudame selle alistada. Ja nüüd järgmisest peatükist võime veel edasi lugeda 6.–9. salmini. Joosua, Nuuni poeg ja Kaaleb, Jefune poeg, maakuulajate hulgast aga käristasid oma riided lõhki ja rääkisid kogu Iisraeli laste kogudusele öeldes, maa, mille me läbi käisime, et seda uurida, on väga hea maa. Kui issandal on meist hea meel, siis ta viib meid sellele maale ja annab selle meile. Maa, mis piima ja mett voolab. Ärge ainult pange vastu issandale ja ärge kartke maarahvast, sest nad on meile parajaks palaks. Nende kaitsja on nad maha jätnud, aga issand on meiega. Ärge kartke neid. Nendel meestel oli fookus paigas. Me suudame, sest issand on meiega. Lihtne. Kahjuks olid teised mehed oma halaga rahva meelsuse julgusetuks muutnud. Kõik nutsid ja halasid, tahtes tagasi Egiptusesse minna. Kaalebi ja Joosua ehk siis teisiti mõtlejad olid nad valmis lausa kividega surnuks viskama. Ja küllap olekski läinud nii, kui Jumal ise oma auhiilguses poleks sekkunud. Tõesti, mäss läks nii kaugele, et Jumal pidi sekkuma. Mehed, kes olid külvanud kõhklusi ja laimu, surmas Jumal silmapilkselt. Kuid kahtluse ja nurina seeme oli külvatud. Ja selle tagajärjel pidi kogu rahvas karistust kandma. Tõotatud maapiirilt pöörduti 40 aastaks kõrbe. Ja taas sinna tõotatud maa piirile seda pärima tuli alles järgmine põlvkond. Vaid need 2 meest,
Kaaleb ja Joosua olid veel elus. Selline oli Araks tegeva sõnumi kuulutamise tagajärg. Me ei suuda, ärme lähme. Ja nendele sündis nende usku mööda. Aga Kaaleb, see julgustaja, loeme tema tunnistust 45 aastat hiljem, kui on käsil Kaanani maa jaotamine iisraellaste suguharudele. Loeme Jesaja raamatust 14. peatükist 6-13 salmid. Siis astusid juuda lapsed Gilgalis Joosua ette ja keenislane Kaaleb Jefune poeg ütles temale: sina tead seda sõna, mis Issand ütles minu ja sinu kohta Jumala mehele Moosesele Kaades Barneas. Mina olin 40 aastat vana, kui Issanda sulane Mooses läkitas mind Kaades Barneast maad kuulama ja ma tõin temale sõnumeid oma parima arusaamise järgi. Aga mu vennad, kes olid käinud koos minuga, tegid rahva südame araks, kuna mina käisin täiesti Issanda oma Jumala järel. Siis Mooses vandus sel päeval öeldes: tõesti, maa, mida su jalg on tallanud, peab saama igavesti pärisosaks sinule ja su lastele, seepärast, et sa käisid täiesti Issanda mu Jumala järel. Ja nüüd vaata, Issand on mind lasknud elada nõnda, nagu ta ütles. On juba 45 aastat sellest, kui Issand kõneles selle sõna Moosesele, siis kui Iisrael rändas kõrbes. Ja nüüd vaata, ma olen praegu 85 aastat vana, aga ometi olen ma tänagi veel nii tugev nagu sel päeval, kui Mooses mind läkitas. Nagu mu ramm oli siis, on mu ramm ka nüüd sõjaks, minekuks ja tulekuks. Anna siis nüüd mulle see mäestik, millest Issand sel päeval rääkis, sest sa kuulsid sel päeval ise, et seal on anaklased ja suured kindlustatud linnad. Vahest on Issand minuga ja ma ajan nad ära, nõnda nagu Issand on öelnud. Siis Joosua õnnistas teda ja andis Hebroni pärisosaks Kaalebile, Jefune pojale. Milline usk, milline usaldus. Kaaleb, kes teiste nurina tõttu ei pääsenud toona tõotatud maale, ei ole vähimalgi määral kibestunud. Ka vana mehena teab ta, kelle käest tulevad tema elupäevad, või ehk vana mehena teab ta seda isegi veel paremini. Ta teab, kelle käest tuleb jõud ja kordaminek. Selleks ajaks, kui toimub maade jagamine suguharude vahel, on osa maad vallutatud ja osa veel vallutamata. Kaaleb ei sea ennast kuidagi teistest kõrgemale, et paluks mulle kui vanale mehele juba need vallutatud maatükid. Oh ei, ka 45 aastat hiljem on mägestikus need samad kurikuulsad hiiglaste suguvõsast anaklased oma kindlustatud linnades ja Kaaleb on julge koos Jumalaga. Kui Issand on minuga, siis ma ajan nad ära, nagu Issand on öelnud. Jumal on meid kutsunud edasi liikuma. Ta soovib, et oleksime võidukad, jättes selja taha patuorjuse. Orjastada võivad meid väga paljud asjad. Olgu need sõltuvused või iseloomuprobleemid
või suutmatus otsustada järgida Jumala korraldusi. nii on kerge tulema see, et ma ei suuda, ma ei saa hakkama. see on liiga raske. ja rasketel aegadel ju võibki järeleandmisi teha. ja võib-olla keegi kõrval arvab just samuti. kuidas on julgustamisega? julgustamine on üks tore tegevus. julgustada võib paljudes heades asjades, kuid julgustada kedagi Jumala teed käima või Jumala korraldusi täitma või Jumalat usaldama on hoopis midagi muud. selline julgustus on tagatisega. piiblis on lugematu arv tõotusi, kus on kinnitus, et Jumal aitab, Jumal kuuleb, Jumal juhib ja annab jõudu. kirjas heebrealastele võime lugeda 3. peatükist 13-15 salmid. pigem julgustagem üksteist iga päev, nii kaua kui veel öeldakse täna, et keegi teist ei paaduks patupettuse läbi. me oleme ju saanud Kristuse osaliseks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli. selles ütlemises täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal. pannes kogu lootuse Jumalale, oleme julged. olles julged Jumalas, hakkavad toimuma muutused. vaid nii saame kogeda võite, millest me enne võisime vaid unistada. ja ärme unusta teisi julgustada. sellega näitame oma usku Jumala muutvasse väesse. Paulus ütleb, et ma suudan kõik tema läbi, kes mind teeb vägevaks. kõik, mitte kui üliinimene, vaid Jumalalt saadud jõus eesmärgi poole liikudes. Jumal õnnistusi teile kõigile ja olge julged koos Jumalaga. Amen.